see vastupidavuse kunst on mõeldud hetkel naistele, et oleks selline turvaline ruum, kus olla ja peamiselt, millega me seal tegeleme, on siis selline emotsionaalse muskli kasvatamine. Ehk et ongi, kuidas õppida sellist emotsionaalset vastupidavust. Et teeme erinevaid harjutusi, vaatame jällegi, kust tulevad need meie mõtteviisid, miks me midagi usume, kas nad on meid piiravad või aitavad elus edasi, kuidas juhtida enda emotsioone, kuidas iseendast aru saada, mis sind trigerdab ja kuidas just, et see eelkõige see vastupidavus ongi just selline emotsionaalne vastupidavus, eks ju, vaimne ja et kuidas küsida õigeid küsimusi iseendalt ja teistelt, et kuidas olla nagu vastupidav sellele väliskeskkonnast tulevale frustratsioonile, et mida sa ise inimesena saad teha, eks ju, et kuidas mõelda, millised on need tegevused, me räägime hästi palju sellisest sisekõnest, ülemõtlemisest, et kuidas me nagu, ongi sõnadega juba iseendale loome tähendusi, et kuidas neid sõnu muuta ja teist tähendust endale luua, et selline emotsionaalse vastupidavuse ja vaimse vastupidamise kasvatamine.